Siis mina olen Keter. Tulin kaalukirurgia keskusesse 1,5 aastat tagasi ja nüüd olen siin. Ma ei jõudnud trepist üles enam kõndida või mul ei läinud jälle mingi äsja ostetud asi uuesti selga ja mingid sellised väiksed asjad, mis nagu lihtsalt kuhjusid, kus ma tundsin, et ma ei taha enam oma kehas olla. Ja noh, võib-olla tõesti see oli siis murdepunkt, et ma mõtlesin nagu nii negatiivselt endast juba. Ja minu jaoks kaalukirurgia keskus tundus nagu kõige õigem valik just sellepärast, et ma teadsin, et siin jälgitakse minu protsessi ka pärast operatsiooni. Minu jaoks oli nagu oluline see, et see protsess ei sõltu ainult sellest, et nagu räägitakse konsultatsioonist ja siis on operatsioon ja siis ongi nagu head aega, et edu. Et siin ikkagi sa jääd nagu paariks aastaks nii-öelda järelevalve alla jutumärkides. See füüsiline võimekus, mis ma olen tagasi saanud, see on andnud mulle nii palju tahet uuesti elada või nagu kogeda asju ja ma olen sellega nii rahul ja ma ei no kurb on öelda, aga ma ei usu, et ma oleks sellega üksinda hakkama saanud, et ma ei oleks leidnud seda motivatsiooni ja tahet seda teha iseseisvalt. Mis on täiesti okei, kõik ei olegi võimelised selleks ja vahel lihtsalt tuleb küsida abi ja see abi on minu puhul oli siis ka kaalukirurgia keskus, et nagu ja see on täitsa okei. Minu jaoks oli kindlasti see, et ma tegelikult pärast operatsiooni mõned kuud hiljem läksin vahetusõpilaseks Koreasse ja Koreas on hästi palju treppe. Ja ma ei oleks ette kujutanud, et ma oleks suutnud neid treppe kõndida 145 kiloga iga päev nii palju. Aga seal olles ma kõndisin igast trepist, ma valisin liftide ja eskalaatorite asemel ka treppe, sest see oli nagu kuidagi mul eesmärk, sellepärast et enne operatsiooni ma mäletan, et ma pidin vanaisale külla minema, ta elab 5. korrusel ja lifti ei ole. See oli kohutav ettevõtmine ja ma mõtlesin, et ma füüsiliselt sinna üles jõudsin, et mu kopsud olid kokku kuivanud juba ja nagu ma olin nii väsinud. Aga nüüd ma kõnnin 5. korrusele ja ma ei saaks arugi, et ma oleks nagu 5 korrust ära kõndinud, et see füüsiline võimekus ikka on ikka täiesti teine ja kusjuures iroonilisel kombel jõusaalis mu lemmikharjutus ongi need trenasöörid, kus sa saad trepist siis kõndida ja ma olen viimastel päevadel, viimastel nädalatel mõelnud selle peale, et me tihti räägime ikkagi ühiskonnas ülekaalu puhul ja või sellises nii-öelda mitte ideaalses vormis naise puhul ikka sellest, et sisemine ilu loeb. Ja ma olen viimastel nädalatel nagu selle peale väga palju mõelnud. Ja ma ei tea, võib-olla ma olen natukene õel iseenda suhtes, kes ma olin varem, aga minu meelest välimine ilu mõjutab sisemist nii palju, et kui sa ikkagi oled võimeline ennast peeglist vaatama ja sa näed sealt nagu paremat ennast, siis sa tunned ennast juba paremini. Ja see on paratamatus lihtsalt. Ma tunnen, et ma olen sisemiselt ilusam praegu, kui ma olin varem. Ja võib-olla on see nõiaring, ma olen lihtsalt sinna sattunud, aga minu meelest ei ole sisemist ilu ilma välimise iluta ja minu jaoks vähemalt, see ei pea olema kõigi jaoks, on välimine ilu see, et ma ei ole 145 kilo, vaid ma olen alla 70 kilo ja ma ei oska teistmoodi ja nüüd ma ei tahakski teistmoodi. Ma ei tahaks tagasi minna sinna, sest ma kujutan ette, et siis ma kaotan selle sära, mis ma olen nagu tagasi saanud.